Long time no see, aga ma olen tagasi. Ma tean, et te näete mu selja taga õhupalle, kuid ei, mul ei ole täna veel sünnipäev, vaid mul oli täna lihtsalt sünnipäev photoshoot. Nii et ma mõtlesin, ma kasutan seda sama temaatikat siis ära. Mu emme tuli. I'm back. Nii, ma jään jutuga siis selle juurde, et tänane temaatika on selline sünnipäevaline, aga noh, kuna mul photoshoot selline oli, siis ma mõtlesin, ma kasutan seda ära nii, et liigume siis tänase video juurde. Natuke aega tagasi teil oli võimalus küsida minu käest anonüümset küsimusi, nii et meil tuleb Q&A time. Esimene küsimus. Kuidas Hansa koolis käimise kogemused olid? Ma olen praegu 9. klassis, on sul soovitusi? Tegelikult oli fun. Nagu väga fun, nagu väga tore. Tegelikult see kõik sõltub sellest, kuidas sa saad õpetajatega läbi, kuidas sa saad klassikaaslastega läbi. Nii main point tegelikult ongi see, et saa õpetajatega hästi läbi, sest et mina julgesin oma matteõpetajale avaldada arvamust ja ta pani mulle ühe semestri käitumiseks hea. Lihtsalt sellepärast, et ma julgesin oma arvamust avaldada, nii et lihtsalt saa õpetajatega hästi läbi. Kõige lahedamad tunnid Peep Nurm. Jalanaljad, issa ma loodan, et ma mäletan seda nime õigesti. I hope. Anyways, ta naljad seal tunni keskel, et tegelikult õpetan mega hästi. Ja ma arvan, põhiosi ongi see, et kui sa päriselt millestki aru ei saa, siis küsi. Sest et tegelikult enamik õpetajad, kellega mina kokku puutusin, siis tegelikult kõik on väga sõbralikud ja on nõus aitama. Või siis Aino Saaba. Minu lemmik. Aktusel öeldigi see lause minu kohta, see ütleski, et Aino Saava fänn ja Aino oli mu lemmar. Mind saadetigi siis ühes kindla Matta õpsi tunnis saadetigi siis nii-öelda Aino tundi, sellepärast, et mina ja Matta ei olnud best friends ja Aino actually abistas mind ja ta aitas mind ka peale tunde. Nii et Aino on ingel. Ja enamik õpetajad on head. Samamoodi kekkaõpetajad, näiteks Marius. Marius andis mulle missivõistluseks selle rahvuskostüümi. Nii et ei, tegelikult Hansa koolis on väga tore. Ma ei ütle. Enamik õpetajad on seal siuksed otsekohesed, aga samas, kui sa ise mingit jama ei korralda, siis tegelikult on kõik hästi. Õpetaja muutub kurjaks alles siis, kui sina ise saab mingi jamaga hakkama. Nii et tegelikult Hansa kool on hea kool. Ma ei ütle, mina ei kahetse, et ma seal koolis olin või et mingi õpetaja oli väga-väga halb. Seda ma ei ütle. Tegelikult Hansa kool oli väga tore. Hansa koolis oli väga fun, nii et kui sa mingit jama ei keera, siis õpetajad on tegelikult toredad, aga kui sa mingi jamaga hakkama saad, siis tegelikult Hansa kool lahendab probleeme nagu päris korralikult ja võtavad nii-öelda selle kätte, nii et Hansa kool on hea kool, kus olla, minu arvamus. Järgmine küsimus. Musi, kuna me ringreisile lähme suvel? Tegemist on minu sõbranna Eikega, kellega me käisime kutsekas koos ja tegelikult kellega me olime ka Hansa koolis koos, ta oli mu paralleelklassiõde. Ja reaalselt palun, lähme kuhugi reisile. Eestis metsade vahele ideaale. Ma tahaks mingit seda countryside puhkust, sest ma olen kogu aeg linnas, nii ma täiega ootan seda hetke, kui ma saaksin linnast välja kuhugi maale minna. See oleks nagu ideaalne break minu jaoks, nii et vaatame, kuna meil vaba on ja lähme, sest et ma olen väga into sellesse. Ja mõtle suvereisid autoga. I'm obsessed. Aga lähme edasi. Kas sa ka enda sugulastega saad hästi läbi suhtled igapäevaselt? Mul on mu ema, mul on mu vend, mul on mu venna naine. Who else I need? Mul on kõik väga hästi nagu... Mul on üks sugulane, kellega ma suhtlen. Nii et I'm good. Nagu I'm happy puppy. Ma olen oma eluga väga rahul. Nagu nothing else to say. Kõik inimesed, kes peaksid mu elus olema, on mu elus, nii et ma ei tea, ei saa öelda ma kedagi oota või taga igatsen või midagi, ma ei tea, mul on kõik hästi. Nii et lähme edasi. Kas sul on praegu mõni crush või oli? No selle poole pealt, et oli, kindlasti meil kõigil on mingi väiksest peale mingi jumala mingi X-crush olnud, mingi see celebrity crush ja nii edasi. Ning praegu, jaa, kindlasti on. Nagu meil kõigil, mul on ka kindlasti crush olemas, nii et... Aga kes seda ei tea? Ma kavatsen jääda natukene mysteryks. Aga jaa, ei, kindlasti on nagu meil kõigil, nii et kas ja kui vanalt sooviksid abielluda, lapsi
teate, minu arust sellele küsimusele ei ole vastust, kui sa küsid, et kui vanalt. Okei, siin esimene küsimus, kas? Ma kindlasti tahan abielluda ja ma kindlasti, kui ma enne olin selline, ma ei ütle lastevihkaja, aga mulle väga ei meeldinud lapsed ja ma olin nagu mingi, ma pigem olen see loomaarmastaja, siis ajapikku, mida vanemaks saad, siis hakkab rohkem tegelikult peas käima läbi see mõte, et ma kindlasti tegelikult tahaksin last saada, aga lihtsalt mitte veel. Ja samamoodi on ka abieluga, aga kui öelda, kui vanalt, see minu arust väga nõme küsimus või vale küsimus, mida küsida ja mitte nõme, aga vale. Sest et sa ei saa öelda, ma tahan nüüd 25-aastaselt abielluda ja lapse saada. Kus sa selle kaaslase võtad, kallike? Asi ei ole vanuses, asi on selles, kus sina see hetkel oma enda elus oled. Sest et ma ei saa abielluda last, kui mul ei ole kaaslast. Nii et pigem on asi selles, et ma tahan abielluda ja lapse saada siis, kui ma tunnen, et ma olen enda kõrvale leidnud selle kindla ja õige inimese, selle inimese, kelle kõrvale ärgates ma hommikul mõtlen, et nagu ma olen tänulik, et ta mu elus on ja ma tunnen ennast turvaliselt nii vaimselt kui füüsiliselt. Ma tunnen, et ta hoiab mind ja ma tunnen seda, et okei, et ma näen teda kui jumalast isa, ma näen, et temast saaks hea isa, ma näen, et temast saaks hea elukaaslane, abikaasa ja nii edasi. Et asi pole vanus, asi on selles tundessuses. Sa pead ise tundma endas seda, et tõesti, et ma olen leidnud enda kõrvale selle ideaalse inimese, kes võtab mind sellisena, nagu ma olen, aitab mul olla parem mina ja samamoodi on ka vastupidi, et meil on üksteise usaldus, austus ja respekt. See on selline väga hea küsimus, mida küsida, aga ja ma ei ütle vanust, sest et ma ei tea, kuna ma leian üldse selle õige enda kõrvale, kellega ma tunneksin, et ma usaldan temaga pere luua, et ta ei kao ära, kui läheb tõsiseks. Nii et jaa, see on selline väga hea küsimus, aga sellele on keeruline vastata, aga I guess you got my point. Nii et jaa, sellist asja ei ole, et kui vanalt. Ma ei tea, eks elu näitab. Aga lähme edasi. Mis on sul kuti your type või nii? Teate, it's also very complicated, sellepärast et kui inimene pole sinu jaoks füüsiliselt atraktiivne, siis sa ei lähe ka temaga rääkima, mis tähendab seda, et sellest ei tulegi mitte midagi välja. Öeldakse seda, et kõik on ainult sisemise ilu taga, aga kui ta ei ole mulle füüsiliselt atraktiivne, siis ma ju ei lähe ka temaga rääkima. Nii et esimene on kindlasti välimus. Ma ei oska öelda ausalt öeldes. Ma ei ole enam aru saanud, mis type mul on. Ma päriselt ei tea. Ma olen igasuguseid vaadanud. Aga ma olen avastanud, et mul tekib koheselt mingite inimestega klapp. Nii kui ma näen, ma 2 sõna vahetan, siis ma olen kohe nagu that's my person. Nii et mu type on pigem see, et mu, kuidas öelda, sisemine tasand tunneb ära, et okei, that's my vibe, that's my person. Välimuse ma ei oska öelda. Ma ei ole see girl, kes on nagu, ma tahaksin mingi, ma ei tea, blondi, siniste silmadega, ma ei tea, nii pikka, sellise kehaga. Nagu ma olen aru saanud, et mu sisemine mina valib seda, mitte mina oma silmadega. Sest et see kõik tuleb sellest vibe'ist, nii et mul ei ole otseselt füüsilist vibe'i, aga ta mingil määral peab ikkagi, kuidas öelda, füüsiliselt meeldima, sest et ju peab olema kõigepealt füüsiliselt atraktiivne. Väga keeruline, I know, ma olen väga mingi difficult person. Aga jaa, aga kui rääkida siis teisest type'ist, mitte füüsilisest, aga vaimsest, siis ma olen ikkagi see classy girl, seal oma mingi mitte 21. sajandis kinni. Ma olen enne seda. Ma ootan ikka veel neid gentlemane, kes siis samamoodi avab uksi, toob lilli vahepeal niisama, selleks ei pea alati põhjust olema. On alati olemas. Isegi kui ma kusagil teises riigis või kus iganes olen, ma saan tema peale loota, ma ei tea, teeme kõnesi. Ma tahan sellist inimest, kui mu mees hommikul ärkab ja ta vaatab mind, siis ta ongi, et ma olen tänulik, et see inimene on mu kõrval. Ta aitab mul olla parem mina ja muidugi ka vastupidi, mitte ainult egoist siin, et ma olen ainult parem mina. Ei, mõlemad pidi. Samamoodi ma tahan, et ta väärtustaks mind, ta austaks mind, ta võtaks mind sellisena, nagu ma olen, mitte ei ürita mind muuta. Tahan kedagi, kes olekski mees, mitte poiss. Aga see on nagu väga huvitav lausega, mida öelda, sest see on väga keeruline, sest ma pigem vaatan tänu seda, ma tahan kedagi, kes päriselt käitub nagu mees.
et tal oleks prioriteedid, tal oleks eesmärgid, ta teab, kuhu ta elus jõuda tahab. Kõik sellised hästi, kuidas öelda, deep details, kõik sellised hästi sügavad asjad, ma pigem tahan seda, mitte lihtsalt, et lähme hängime, oleme, ma ei tea, Netflix and chill. Kuhu jäi reaalselt see, et mis sa täna õhtul teed? Oled sa vaba? Lähme koos date'ile, ma viin su restorani, lähme istume, lähme piknikule, teeme midagi sellist. Või siis lihtsalt, kuidagi, ma ei tea, tänapäeval on see kõik nii ära rikutud. Ma tahan seda, mis oli kunagi, ma tahan, et inimene väärtustaks mind. Ma tahaks seda reaalselt, ma tahan endale mees kõrvale, kes oleks ka minuga õnnelik. Mitte ainult, et mina olen õnnelik, aga see ka, et tema on õnnelik. Ja me olemegi koos üks happy live after. Et anyways, ma võin jäpata sellest teemast väga palju, mul on vaja mingi eraldi video sellest ja Keili räägib meestest, aga jätame selle sinna paika ja lähme edasi. Kas soovitaksid pigem kutsekat või gümnaasiumi? Kumma sisse käinud oled? See on hea küsimus. You know why? Sellepärast, et mina teadsin algusest peale, mina ei taha minna gümnaasiumisse. Punkt. Ma teadsin seda juba algusest peale, sest et minul on siuke huvitav mõtteviis olnud, et minu jaoks, ainult minu jaoks, I'm so sorry everybody, minu jaoks on gümnaasium kind of ajaraisk. Sest et sa lõpetad ju gümnaasiumi ja kutsega, kui sa oled siis ala 18, 17, 18, 19, somewhere there, sõltub, kuidas sa sündinud oled. Ütleme 18. Ja kui sa lõpetad gümnaasiumi, sa oled 18, mida sa teed oma eluga? Sa ei saa actually mitte midagi teha, kui sa ei ole oma hobi vaata tööks teinud, see on teine asi. Aga mõtle, sa oled 18, sa lõpetad gümnaasiumi. What you're gonna do with that? Sa ei saa oma elu alustada, sa pead minema midagi edasi õppima. See oli minu think. Sellepärast ma olingi algusest peale, et ma teadsin, ma olin väga hea õpilane. Mul oli lõputunnistusel ainult 2-4. Ülejäänud olid 5. Ja kui ma ütlesin oma õpetajatele, ütlesin Hansa õpetajatele, et ma lähen kutsekasse, kõik olid nagu mingi, et Keili, sa saaksid gümnaasiumisse väga hästi sisse. Ma tean, et ma saan, aga ma ei taha. Mul oli kindel eesmärk. Ma teadsin, ma tahan minna kutsekasse, sest ma teadsin, ma saan sealt keskhariduse. Sain kiitusega. Ma lõpetasin kutseka kiitusega. Ma teadsin, et ma saan kutsekas keskhariduse ja ma saan veel eriala paberid. Nii et minu jaoks oli see win-win olukord, ma sain 2 asja samal ajal. Ehk siis, kui ma lõpetasin kutseka, mul oli keskharidus ning mul oli samamoodi ka kutsepaber. Ehk siis minu jaoks siis kelner tase 4. Voilà, ja ma saan tööd teha. Kuigi nüüd ma vaatasin, et kutsekas on nii palju lahedad erialasi juurde tulnud ja mingid eelnevad erialad, mis olid keskhariduse baasil, on läinud põhihariduse baasile, näiteks õmbleja, disainer ja need. Ja ma olen nüüd täiega kade kõigi peale, kes nüüd lõpetavad ja mõtlevad, kuhu minna. Sest kui sa nüüd lähed kutsekasse ja nüüd on kutsekaõpe 4 aastat, mis on väga hea, nii nad panevad ka rõhku rohkem keskharidusele. Nii ma olen teie peale kade, kes praegu saavad kutsekasse minna lihtsalt selle pointiga, et esiteks te saate suurema keskhariduse baasi ja teil on rohkem valikut, mida minna õppima. Nii et, guys, mina olen alati kutseka poolt olnud, aga miks seda nii palju maha tehakse, ongi see, et enamik inimesi, kes kutsekasse lähevadki selle pointiga, et ma ei viitsi õppida ja ma lähen lihtsalt sinna lolli mängima ja siis nad kukuvad välja ja nendega tekib probleeme. Neid on seal väga-väga palju. Not gonna lie, seal on väga palju neid, kes ei taha õppida, kes ei viitsi, aga seal on ka neid inimesi, kes päriselt lähevad mingit eriala õppima, mida nad päriselt tahavad õppida. Nii et kui sa lähed sinna, sa näed sealt 2 sorti inimesi. Aga ma ütlen teile, kutsekas ei ole kerge. See tundub kerge, et ma ei viitsi, et see on mingi kutsekas, et ala mingi lollide koht. Ei, guys, täiesti vastupidi, sa teed seal 2 asja korraga. Kui sa gümnaasiumis õpid ainult keskharidus, siis kutsekas sa saad keskhariduse, sa õpid keskhariduse asju, nagu ongi loodus, ajalugu, mata, etta, inimeseõpetus ja nii edasi. Pluss sul on erialatunnid, pluss sul on eriala praktika. Nii et sa teed tegelikult mitut asja samal ajal ja see on räme multitaskimine ja see ei ole kerge. Nii et mina isiklikult soovitan kutsekat nüüd tänapäeval veel eriti, sest et kutseka võimalused on nii üles tõusnud, et see on mega-mega lahe. Samamoodi kutsekas on ka Erasmus projektid. Ma käisin Erasmusega, see oli mega fun, sellised mälestused. Aga ja, minu arvamus on see, mina soovitaks kutsekat, sest et seal on rohkem võimalusi. Aga
kui sa ei tea, mida sa oma eluga teha tahad, siis samamoodi võid ka gümnaasiumi minna, sest et sul ei ole selle eriala, sa lihtsalt õpid nagu iga teine õpilane. Aga kui sa tead, mida sa enam-vähem oma elult tahad, siis kindlasti kutsekas on täiega fun koht, kus minna, sest alati saab peale kutsekat minna ka edasi ülikooli. Väga paljud arvavad, et ma olen kutsekas ja ma ei saagi ülikooli, sa saad. Sul on samasugune võimalus minna ülikooli nagu gümnaasiumi lõpetades, nii et I don't know where is the problem. Aga ja, mina olen tiim kutsekas ja mina lõpetasin kutsega ja ma olen siiamaani elus, ma ei taha teen, mis tahan, aga ma olen oma eluga väga-väga rahul ja mul on alati võimalus minna edasi õppima ja ma kavatsen tõenäoliselt sügises tagasi kutsekasse minna, nii et we will see. Plaan vähemalt on tagasi kutsekasse minna, nii et kes selle kirjutas, me näeme kutsekas. Aga ja, liigume edasi. Oled alasti ujunud või päevitanud? Ja need edasised küsimused. Tead, väga huvitav küsimus. Ma olen ühe korra ilma rinnahoidjat ujunud. Jaa, ma ühe korra. Aga see oli ka maal. Nii et ei, muidu mitte. Sest et miks ma peaks üksinda kusagil niimoodi väga ei, not for me. Aga jah, lähme edasi. Kellega sa suhtes oled? Bachataga ja missindusega ja modellindusega. Kui te küsite meeste suhtes, kellega ma suhtes olen, siis kui te teada saate või kui te teate, siis te võite mulle ka teada anda, sest et ma isiklikult enda teada ei ole kellegagi suhtes. Aga kui te teate, ma olen, siis te võite mulle ka teada anda. Lähme edasi. Mis on sinu OnlyFans? Kas ma näen välja, nagu ma teeks OnlyFansi? Nope. Minul ei ole, ei tee, ei kavatse ka teha. Nii et ja, ei, see ei ole mulle mõeldud, nii et seda mul ei ole ja ei tee ka. Lähme edasi. Kas oled konservatiivsest liberaalpoliitikud on aju pestud, nagu nad valetavad palju ja nende pärast on hinnad kõrged? Sellega ma olen ausad, hinnad on kõrged ja seal on väga-väga palju erinevaid faktoreid. Samamoodi ma aitasime Ukrainat nii palju, et meil on nüüd enda raha vähe. Ja also, see on suht shitty nimi asi. Aga mina poliitika, I'm so sorry guys, mina poliitika oleme kaks väga erinev maailma. Kuigi minul oli valikeksamina Hansa koolis ühiskond ja mul oli too aasta kõige parem tulemus ühiskonna eksamil. Hi, kus sa lähed? Ta tahtis põgeneda. Aga ja, ei, mina ja ühiskond nagu need teemad on täiesti eri otstes. Mina ei tea ühiskonnast absoluutselt mitte midagi enam. Okei, ma loen uudiseid ja värki, aga mina ja tõesti poliitikud asjad on nagu kindel cancel. Ja viimaseks asjaks siia Q&A lõppu siis see, et väga paljudest küsisid, et kas ma olen ikka veel Jaagupiga koos, miks ma Jaagupiga nii käitusin ja neid oli nagu mingi 5-6 erinevat küsimust, aga basically sama pointiga. Me oleme Jaagupiga head sõbrad. Meie töö malevas, meie nagu töötiim oli nii hea. Me olime nagu mega hea tööpaar, sest me tegime alati kõik tööd kõige enne ära, me tegime kõike mega korralikult, meil oli nagu mega hea töövaib, aga kahjuks seal seda armastuse klapp ei olnud. Vähemalt minu poolt. Ups. Ja, minu jaoks oli lihtsalt väga hea sõber, väga hea inimene, kellega koostööd teha, aga mitte midagi sellist enamat. Me ikka veel suhtume. Me oleme sõbrad, aga lihtsalt mitte midagi enamat. Ja meil oli mega hea lihtsalt koostöö ehitusobjektil, nii et. Ja nii et Q&A on selleks korraks läbi. Ma arvan, et varsti tuleb uus sellepärast, et spoiliks järgmise videosse, siis järgmine video tuleb it's gonna be fun. See tuleb natuke rohkem emotsionaalsem ja võib-olla mingil määral tõsisem. Aga järgmine video saab olema tõenäoliselt minu kanalide esimene, siis selline väga interesting video, nii et